30. aprilli märksõnaks on suhted ja suhted igasugustes varjundites, nii partnerluses kui sõpruses, kui töökohas, kui ükskõik mis versioonis. Ja mida paremad suhted, mida parem läbisaamine teistega on, seda parem see päev tuleb. Igal juhul kõik sellised koostöövormid ja suhtlemised ja koos tegemised on edasiviivamad kui see, kui sa üritad kõike üksinda teha. On hetki loomulikult, kui mingid asjad tuleb üksinda teha, kuid siiski 30. aprill on pigem selline päev, kus tasub ikkagi üritada leida ka neid lahendusi koostööle, mida enne võib-olla ei olnud kas plaanis või need ei töötanud või sa arvasid, et nendest ei tule midagi välja. Nüüd on aeg proovida, panustada ja võib-olla ka üllatuda selles, mis kõik toimuda võib, kui sa annad võimaluse ka teistele ja ei ürita ise olla see, kes kõik ära teeb. Ühesõnaga, vaata, kes on su kõrval, kuidas te saate koos edasi minna, tegutseda ning mis kõik siis toimuda võib, kui sa ei pea üksinda rabelema ja tegema ja olema. Et inimesed on tegelikult seltskondlikud või siuksed grupiviisilised loomad, et mida rohkem või mida paremad suhted on teiste erinevate isiksuste vahel, seda paremini kõik toimib.